Ja aitäh, hea eesistuja ja ettekandja. No ma kuulan siin, kuidas te siin ikkagi vastate, ülbitsete, ma ei tea, solvate, ühe naisterahva solvasite just siit saalist välja natuke aega tagasi ja nüüd kahetsusväärselt siin Lauri Laatsile vastates ka, et vana mees ja viriseb, no piinlik. Aga vahel ma mõtlengi, et äkki peakski teid siin umbusaldama, sest et mida kauem te ametis olete, mida rohkem te räägite, nii nagu te seda teete, seda madalamale teie erakonna ja valitsuse toetus langeb. No meil on 8 kuud veel minna, jääte vaestele inimestele, lisaks vihastate, jõuate välja vihastada kõik veel kaupmehed ja ettevõtjad, nii et teie toetus kukub ka 2% peale, nagu teie koalitsioonipartneril on. Aga tulles teie ütlemiste juurde tagasi, siis ma küsin ikkagi üle, et mis asi see või mis indeks see teie nälja näitaja on, mida te siin enne ütlesite, et kas on mingi uus mõiste, mille järgi nüüd partei ja valitsus otsustab, kas vaestel on tanklasse asja, kas nad jõuavad sinna või mitte. Te selle toidu teema juures, kas toit on luksuskaup või mitte, seda terminit mingi mõõdikuna kasutasite, et kui suur see Eesti rahva nälja näitaja teie meelest siis on, kuidas seda mõõdetakse ja mida see siis näitab? Aitäh. No ma saan aru, et teie edu mõõdik on see, kui hästi teil õnnestub solvuda. Te tulete siia tüli norima ja siis keegi suure käraga ütleb, mitu inimest siin, Keskerakond ka näitab, et nad on nüüd solvunud, kui ma seletan. Aga ütleme, et nälja näitajat sellist ei ole.